Naabri juures juhtub. Suvel on mu magamistoas väga palav. Eile öösel ei saanud ma jälle magada, sest mu tuba oli nagu saun. Olin mitu tundi voodis ja ootasin und. Kell 2 tõusin üles ja läksin kööki. Tegin endale ühe võileiva ja vaatasin aknast välja. Nägin, et naabri maja juures seisab keegi. Ta katsus ust, kõndis siis akna juurde ja proovis akent lahti teha. Siis läks ta maja taha ja tuli tagasi redeliga. Ta ronis redelist üles teise korruse akna juurde, mis oli natuke lahti. Helistasin ruttu politseisse ja ütlesin, et naabri majja läks just varas. Politsei küsis aadressi ja lubas kohe tulla. Jäin kööki ootama ja nägin, et varas pani magamistoas tule põlema. 5 minuti pärast saabus 2 politseiautot. 2 politseinikku läksid redeli juurde valvama ja 2 koputasid uksele. Ukse avas üllatunud naaber. Politseinikud rääkisid temaga natuke ja sõitsid siis ära. Ma ei saanud midagi aru. Jooksin naabri juurde ja koputasin uksele. Sain teada, et naabri majas ei olnudki varast. Naabrimees Andres oli ise aknast sisse roninud, sest oli sõbra sünnipäeval käinud ja võtmed sõbra juurde unustanud. Mul oli piinlik ja vabandasin, aga Andres naeris ja ütles, et pole hullu. Ikka juhtub.